head peatsed Rapla rakendusliku kolledži, Raplamaa rakendusliku kolledži abituriendid. Teie ees on tööleht teemal usuõpetus, usundiõpetus. Ma näitan teile tuju tõstmiseks, millest kõik te olete pääsenud. Murutar koostas täispika materjali, mille pikkus on 9 lehekülge. 9 leheküljeline versioon. Kopeerib, imiteerib, markeerib riigieksamit. Aga täna veel on meil kevad kubemes südames, ja me teeme täna lühikese inimliku versiooni esimesest 2 lehest. See, mis pärast edasi tuleb. Edasi meie paneme kirjavahemärgid kokku-lahkud ja kirjeldame oma suhteid looja ja religiooniga. Need on meil siin koolis seinast seina. On ääretult religioosseid, on erinevate usundite rahulikult usklikke ja on päris paganaid, mis on ka usk. Pärast teile välja trükitud teksti tulevad seesugused teemad nagu kolmandaks refereeri, mis on usundiõpetus, kas sina oled selle õppeaine koolidesse toomise poolt. Kui meil käis peapiiskop Urmas Viilma siin teile aula tundi andmas, siis ta ütles, et ettepanek on läinud Riigikokku ja sinna ta jääb. Padrel oli õigus, seal see kuskil roteerib, rulleerib ja muud eerimised. Aga jaa, usundiõpetus on üldhariduslik õppeaine, mis tutvustab erinevaid usundeid, hoiakuid, maailmavaateid. Eesmärk tutvustada noortele erinevaid kultuure ja nende eripärasid ja aidata orienteeruda mitmekesises maailmas. Tegemist ei ole ühe usundi õpetamisega ja see on pärit kodulehelt eetika.ee. Neljandaks noppisin ma kokku interneti entsüklopeediast kõik maailma usundid koos neid omaks pidavate inimeste arvuga. Kristlasi on maailmas 2,1 miljardit, see on veerand inimkonnast. Ja meil siit edasi tulevad mõned tabelid Eesti kohta, kuidas Eestis usuasjadega on. Võtsin 6. ülesandeks laulja, ärimees, poliitik Toomas Uibo teksti religioossest poliitikust fašistlikuks pöörava naise teemal. 7. on mul Mulgimaa pastor Georg Liiva teksti näide. 8. on Tiit Luht kirjutanud meile Piibli 100 teksti, niisuguse esseede seeria, nii et neid esseesid noppeliselt sellepärast siia reastasin, et need võrdlevad erinevate võimalike usundite suhtumisi ühesse ja samasse asjasse. Ja selle pika materjali sabas on 10 käsku. Seda oleme ka eraldi läbi teinud, kirjelda oma suhtumist 10 käsusse ja nende järgimisse tänapäeval sõnasta väljendit sina pead kartma, sina ei pea mitte. Need stiilid jaotuseks, hirmuta usaldavaks alistumiseks. Meil ümber kirjutatud, varjutatud meid programmeerivas piiblis 10 käsku
on pärit Moosese raamatust, need on mõeldud tegelikult inimeste distsiplineerimiseks, julgustamiseks, aga selle asemel on nad läinud meil siis katekismuse raamatutes hirmutamiseks, taotluslikult. Kui sulle sellest jääb veel väheks, mis sulle tuleb telefonist, televiisorist, siis karda Jumalat, karda oma meest, karda kõike. Ei, aitäh. Me siin ruumis 204 oleme vaprad. Ei, me karda. Ma panen meile taustapildiks hiljuti lahkunud Enoch Haameri. Ta on preestrite preester, tema poeg Naatan on meie pere 3 vanema lapse ristiisa. Enochi teene Eesti rahva ees jätkas seda rada, mida valgustusliikumine, hernhuutlased alustasid pühakirja tõlkimisega eesti keelde. Enoch on kõigist meie vaimulikest kõige tulemuslikumalt saanud viia ühendusse rahvakalendri, rahvususundi, eestluse ja kristluse. Seda sama rada on kõndinud oma filosoofias ja teosoofias Uku Masing. Nii et Uku Masing, Raplamaa mees, loomulikult kust kohast siis veel, ja Enoch Haamer on kinkinud meile inimnäolise eestlase olemusega kooskõlas kristluse. Delfiin, ei. Ja võtame ette nüüd siis selle teksti, kus me paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud, kirjeldame seejärel siis vabal pinnal oma suhteid looja ja religiooniga. Looja on sellepärast suure tähega, et muidu oleks ta mõni maalikunstnik või poeet, aga me peame silmas Jumalat suure tähega. Meie planeet on aadete saar, parafraseerides Stevensoni aadete saart. Üsna selge, et aarete saar on raamatu pealkiri, seega on ta meil jutumärkides. Ja jutumärgid eesti keeles algavad alt Jumala abiga. Sünnime ühenduses kõige ja kõigiga, mudilane teadvustab ennast temana, meelega suure tähega. Me räägime temast suure tähega, kui jutuks on Jumal, Jumala poeg Jeesus, ja väike laps räägib iseendast umbes 3. eluaastani kui tema. Ning kõnetab nimepidi, üks sõna, nimepidi, nägupidi, juukseid pidi kirjutame alati kokku, nagu iga teistki. Järgneb egoaeg, mõttekriips, mina, mõttekriips ja paljudel jätkub see hauani, mina, mis nii mõnelgi kestab maise matka lõpuni. Kõrgema mina on meelega suure tähega, see on siis see, kes on loodud Jumala näo järgi, kes me peaksimegi olema ja päevast päeva selleks päris minaks saamegi. Tagasitoomise ja ühendusse viimise, need mõlemad kombod võivad olla kirjutatud nii kokku kui lahku. Tagasitoomine ja ühendusse viimine, tee mis tahad, kokku või lahku. Paleus on ideaal, unistus, aga see on kaunis Johannes Aaviku sõna, paleus. Ilmselgelt tuletatud sõnast pale. On saavutatav vähestele, meid nimetatakse chosen one'ideks. Meelega kirjutasin sellise suurepärase eestikeelse transkriptsiooni. Chosen one ei ole see, kellel on kõik lubatud. Chosen one on see, kellel on metsikult kohustusi, tohutu distsipliin ja kelle iga eksimus
saab 1000 korda vastu näppe ja muid paariselundeid. Meid nimetatakse chosen one'ideks, mitte eriõiguste. Eriõigused, üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Koma, see on vastandav vaid, selle ette koma käib. Vaid mitmekordse, üks sõna, mis i-jooni keskel i tõttu. Meie minimantra, üks sõna. Mini, midi, maxi, mega, giga, kõik nad on alati liitsõnad. Minimantra. Mina olen, on kasin, koma, aga palju ütlev üks sõna. Avastasin, et mul ei olegi seda sõna kasin minu mitmetähenduslike sõnade registris, millest võib-olla saab, kui jumal lubab, minu doktoritöö. Kasi minema, kasin ehk siis napp, väheldane pisku ja ma kasin oma kodu iga päev. Puhastan 3 tähendust, palun, jah. On kasin, koma, aga palju ütlev üks sõna, koolon. Liitlause järgmine osa selgitab, mida ta meile siis palju ütleb. Võtan vastutuse iga oma mõtte, koma, sõna ja teo eest. Kristlane Variseri rubriigist läheb pühapäeval kirikusse, kahetseb pattu, et järgmisel nädalal siis vabalt rahumeeli uuesti patustada, tõeliselt religioosne, tõeliselt Jumalaga ühenduses inimene nii lihtsalt ei pääse. Mina olen Jumala näo järgi loodud, koma, ka siis, koma, kui mainekeha on vaktsineeritud ja kemiseeritud nii, koma, nagu taevast, koma, nõnda ka maa pealt. See parafraseerib meie isa palvet, Pater Noster, mis lõpebki, milles on siis sõnad nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. No vot, ja meie oleme keemiat ja vaktsiinivärki saanud taevast ja maa pealt. See on iroonia. Jumal on sellega väga nõus, irooniaga. Maatriksisse õpetatud ja hirmusuunalisse üks sõna, missugune hirmusuunaline, infotulva üks sõna, tulva liik, uputatud olen, mõttekriips, jälle mõttekriips, sina pead kartma mõisnikku ja hästi makstud preestreid. Hästi makstud üks sõna pigem. See on omadussõna, millised preestrid, hästi makstud preestrid. Hästi makstud preestreid, koma, katku ja ikaldust, koma, naabreid ja nähtamatuid. Ikka veel, koma, 700 aasta jooksul ei ole mitte miski muutunud. Usundi õpetus, üks sõna ehk Aadete Saare erinevad võimalused, ühenduse tajumiseks on pendeldanud keelatust kohustuslikuni, ehkki 2 K-d, mitte ainuski kirjandusteos, üks sõna, koma, muusikapala, üks sõna, ega kunstivorm, üks sõna ei sünni pühade osaduseta ning tehistaibu, üks sõna, toodang on ilmselgelt üks sõna, äratuntav, üks sõna, koma, kuna sünteesib ega loo. Koma on usundiõpetuse üks sõna, naasmine koolidesse kusagil, Toompea, üks sõna. Koridorides nurgas seismas, koma, sest kõik muu tundub olevat olulisem. Ma kirjutasin selle õppematerjali mõne nädala eest, võib-olla isegi kuu või paar tagasi. Vahepeal on elu läinud edasi ja ma olen just siin klassis tõdenud, et Chipi inimnäolisus on muutunud
hüppeliselt, ja see on juhtunud reaalselt paari nädala või kuuga, on hüppeliselt lähenenud inimesele. Mu enese häält kasutavad mitmed mu tuttavad oma Chipi-Chipis. Ja kui sa esitad Chipi-Chipile oma mõtted, mille sa palud vormida õigesti, siis ta teeb seda nagu sina. Ta on sinuga juba tuttav. Päris creepy. Ja. Eestimaa, üks sõna, luterlaste paavst, peapiiskop, üks sõna, Urmas Viilma, ootab rahulikult ära, kuni rahu võidab sõja ning seni õpetame meie koolides pühade osadust ja Jumala suure tähega kohalolu, üks sõna, ikkagi. Meil Eestis ongi paavsti rollis luterlaste peapiiskop, sest katoliiklased alluvad Roomale, Vatikanile. Kui sai nüüd Leo 14. uueks paavstiks, kaevati välja tema taust, kaevati välja Leo 13. taust, pilt on vastav. Õnneks on meie paavst, meie peapiiskop. Pühakiri, üks sõna. Tõlgiti maakeelde, üks sõna, maakeel. Maakeelne, see on eesti keele ühtaegu nii hellitav kui ka mõnevõrra pisendav sünonüüm. Tõlgiti maakeelde selleks, et rahvas kirikusse, aga ka kirjaoskuse üks sõna ja hariduse juurde tuua. Tsaaririigi võimu ajal Eestis toodi koolide võrgustik kõikjale üle Eesti. Keisrinna Katariina Suur pidas vajalikuks eestikeelse hariduse võimaldamist kõigile, vaestele, tüdrukutele, kõigile. Kui me eitame seda head, mis on tulnud ida poolt, siis on meil keeruline olla tõsiselt võetavad ennast kaitstes Venemaa eest. Kirikus käimine võib olla nii kokku kui lahku. Kui ta on meil lahus, siis ta natukese tendeerib selles suunas, et me kõnnime kirikus ringi, käime kirikus. Kirikus käimine kui akt, tegevus, otsus, valik võiks pigem olla kokku kirjutatud. Keelati nõukogude üks sõna okupatsiooni ajal ära, kui, ilma komata kui, see on võrdlev, vaba loova mõtlemise allikas. Sinul ei pea olema teisi jumalaid minu kõrval, ütles 3 punkti me siin oletame, eks, et ütles pühakiri. Ei, seda ütles kompartei, KGB ja leninismi, stalinismi püha troika. See on rängalt irooniline lause teksti autoril. Esiteks keerab ta sõlme omavahel pühakirja ja kommunismi ehitaja koodeksi. Teiseks kirjutab ta väikeste tähtedega KGB ja kolmandaks püha troika ehk siis püha kolmainsus Trinity venekeelse sõnana. Siin on suhtumine väga värviline. Usk, ebausk, üks sõna ja usuiinlemine ehk usutsemine, mõttekriips. Usaldusega on neil vähe pistmist, sest religioon ahnuse kattekilbina, üks sõna, on sageli, et mitte öelda enamasti sõdade põhjus ja põhjendus. Usuiinlemise sõna autor on Valdo Lust. Valdo on mu noorima lapse ristiisa. Ta on vaimulik mitmetes kirikutes, ta on kaitsejõudude kaplan ehk hinge
hingesulane, hingekarjane. Usuhiinlemine ja usutsemine on need sõnad, mida me oleme Valdoga siis kasutanud, kui on ilmselge, et asi on mull. Asi on selleks, et Jumalale meeldida, et oma patud andeks saada. Jumal näeb kõike ju, mis te naljatate. Vaieldes selle üle, kelle jumalad on jumalamad, mõttekriips, ise seejuures üks sõna, ühehäälselt, üks sõna, ühehäälne, kahehäälne, nii muusikas kui kirjapildis koos. Väites, et Jumal on üks, tuuakse oma jumalused ettekäändeks üks sõna, vallutussõdade üks sõna ja terrorismi õigustamisel. Eriti hull on see, et nendel islamiusulistel, kes väikesest saadik peale õpivad Koraani pähe, nendel ongi seesugune kujutelm, et tappes kristlasi, tappes mitte moslemeid, nad pääsevad otse Allahi juurde, et see on nagu mingi kangelastegu. Need pommivöödega vandid, kes Londoni metroos möllavad, kes Skandinaavias autosid põletavad ja märatsevad, enda arvates saavad Allahilt ordeni selle eest. Nii paganatel kui ateistidel on paraku parasjagu põhjust olla skeptiline konfessioonide ja sektide suhtes, kes inimesi tänaval trollivad. Otse kui üks sõna, olnud aegade vallutussõdade üks sõna, sõjaliik, maskeraadi, jätkupidu, üks sõna, see afterparty. Paljud generatsioonid õppisid koolis papagoidena pähe ebatõed, üks sõna, nii Egiptuse püramiidide, Antarktika kui Eiffeli torni kohta, ei osanud kriitiliselt suhtuda Hiina müüri, väikese tähega Hiina, sest ta on omadussõna, ega teiste pompöössete rajatiste saamisloosse, üks sõna. Koolon. Ja me selgitame, mis jama meile on õpetatud. Orjatöö, üks sõna, udujutuna, üks sõna, sest raudse eesriide üks sõna või kunstlikult tekitatud vaesuse vangist koha peale üks sõna, koha peale ehk siis raja taha, piiri taha, võõrsile välismaale, kunstlikult tekitatud vaesuse vangist koha peale neid imesid vaatama, nagunii üks sõna ei pääsenud. Vatikani all peituvat tõde suure tähega ammugi. Vatikani all, nii nagu mitmetes seiklusraamatutes kirjas, nii ongi meeletud arhiivid. Püramiidide all on jõujaam ehk elektrijaam igaühe all. Ja püramiid ei ole mitte ainult Giizas, terve planeet on nende võrgustikuga kaetud. Küllap me saame oskama oma planeeti kasutada kõigi osapoolte hüvanguks ilma teda ära tapmata. Aga tõde on suure tähega sellepärast, et see on eriti tõdede tõde. Tiksume taltsalt muteeritud kalendrirütmis. Ehkki tegelikult on meil 13 täpselt ühe pikkust kuud. Ühe pikkune üks sõna. Meil on 13 täpselt ühe pikkust kuud, aga meid on dresseeritud kartma kuraditosinat numbrit 13 ja meie kalender on känni keeratud, ei vasta tõele. Ning tõese kalendri järgi elab kogu gloobusel vaid Etioopia. Otse kui auhinnaks, mõlemad üks sõna, otse kui kokku ja auhinnaks kokku, selle eest,
et nemad seal keset Aafrikat kuraditosinat ei karda, liiguvad nüüd platood sealkandis, üks sõna, üksteisest kokku, eemale, moodustub uus kontinenti diagonaalis läbiv meri. Selle kohta nii YouTube'is kui teistes kanalites on uuemal ajal väga palju nii videoid kui siis geoloogide selgitusi, mis toimub. Uus meri diagonaalis läheb siis Etioopia, Uganda, Rwanda, Mosambiik, eraldub Aafrika diagonaalis 2. Juba on jõudnud vesi sellesse lõhesse, see tähendab, et mere tekkimise protsess vee jõul kiireneb. Suurem kui unistus, nendel ei olnud merd, hakkab olema, juba on. Galaktiline föderatsioon ehk siis erinevate tsivilisatsioonide hästi korrastatud ühendus, nagu meie Riigikogu, ainult et toimib päriselt, on heatahtlikult, üks sõna, jälginud, kuidas inimkond on varjutatud arvama, et oleme universumi ainsad mõtlevad olendid. Viirus selle planeedi peal oleme. Igaks juhuks on pühakirjast nii-öelda ära kaotatud 14 peatükki, üks sõna, kus teiste tsivilisatsioonide ja maaväliste, üks sõna, naabrite lood kirjas ning alles jäänud, missuguseid, üks sõna on see alles jäänu omadussõna, peatükke. Nagu näete, kui me jätame need peatükid lahku, siis on kolp kildudeks alles jäänud pea. Nii ei lähe, alles jäänud peatükke on moonutatud, et me taeva pärast püha graali üles ei leiaks. Nendes 14 peatükis on lood Anunnakidest, planeedist Nibiru, Anunnaki 2 suurkujust, Enkist, Enlilist. Nendes 14 peatükis on Atlantis, Lemuria, Tartaria ja ka väidetavalt planeedi sees olev tsivilisatsioon Agartha. Need kõik olid pühakirjas ja nad on Vatikani arhiivis maa all, et sa kätte seda ei saaks. Have no fear või lihtsalt fear, vahet pole. See on hästi skeptiline küsimus, loomulikult on täpselt vastupidine tulemus. Toora, Koraan ja Vana Testament on üks ja seesama, üks sõna, mõttekriips ja ikkagi luhtuvad 3. millenniumi järjest. Millennium, 1 2 N-i, püüdlused ühtset usku luua, kõigi usundite pühakoja, üks sõna, loomise katsed Haifas ja tänases araablaste Egiptuses kopti kirikutena on viinud mitte kuhugi. Kopti kirikud araablaste poolt Egiptuses, kus päris egiptlased on välja surnud. Kopti kirikud on ära põletatud, kinni pandud, pisikestesse korteritesse surutud, nii et kristlus Araabias ja Araabia Egiptuses on surnud. Toora on teatavasti juutide pühakiri, Koraan on siis islamiusuliste pühakiri ja nad, kui te võtate nad ette, üllatust, on kõik üks ja sama, seesama, mis meie Vana Testament. Vana Testament on ka kopitud vanadest iidsetest tekstidest. Avesta on kõigi usundite alus. Nii et päriselt need tekstid tulevad Akasha kroonikatest läbi Avesta kõigi tänaste usunditeni. Aga selleks, et sa oleksid üks tore, tubli tööloom, et mitte öelda biorobot, siis seda on niimoodi kärbitud, kohitsetud, muudetud ja teisendatud,
et ta ei ole sulle enam tugi ja teejuht, vaid käsuallikas ja hirmus peab olema. Just. Jumal kui algallikas üks sõna on igas teoses, teos ja tegemises, iga olendi viimses kui hingetõmbes üks sõna. Taevariigi, riigiliik üks sõna, poolitusmärk on meil rea lõpus. Eeval on poolitusmärk telefonis. Mina ta. Tere meie hulka. Taevariigi seaduste järgi elavad need kes mäletavad Atlantise ja Lemuria aegu. John Lennoniga läks paradiislike püüdluste kiuste samamoodi üks sõna kui Jeshuaga. Võrdlev kui selle, et ei käi, läks samamoodi kui Jeshuaga mõttekriips maha lasti ehk löödi risti, lühend sai mul meelega, et juhtida tähelepanu, et sinna me punkti ei pane. Ehk löödi risti 20. sajandi moodi. Hipide teater tõi 1970. niiviisi kirjutamegi, alguses lavale Andrew Lloyd Webberi ja Tim Rice'i. Järgneb muusikali rock-ooperi täpsemalt küll nimi, ehk siis ta on jutumärkide sees Jesus Christ Superstar. Webberi ja Tim Rice'i kirjutame just niiviisi ülakomaga, sest ta hääldub lõpus S-iga ja me ei saaks muidu panna sinna omastava käände lõppu. Jutumärgid algavad alt. Jeesus Kristus, superstaari, jutumärgid kinni, tõlkisin selle eesti keelde. Millest algas Briti tandemi ülestõusmine, üks sõna. See on kujundlik, see on naljatlev. Meil on teatavasti jutuks ülestõusmise näol see, et Jeshua läks isa juurde tagasi 3. päeval. Aga Weberi ja Rice'i tähelend on võrreldav ülestõusmisega selles mõttes, et keegi ei ole suutnud seesugust edu saavutada muusikalide ja rock-ooperite maastikul. 5D, nii kirjutamegi 5. dimensioon. Ülestõusmisse üks sõna, uskudes, lootes ja armastades küsime päevast päeva uudiseid nähes kuuldes, seal vahel on tipid-täpid siia sinna, seal vahel on sidekriips. Päevast päeva uudiseid nähes kuuldes, sellest ei pääse ka hoolikalt hoidudes. Algab otsene kõne, ehk siis jutumärgid algavad alt. Miks Jumal lubab? Jutumärgid kinni. Küsime seda iga päev. Ükskõik kas Ukraina asjus, kas koduküla lahinguväljade asjus, töö juures, perekonnas me aina küsime, miks Jumal lubab. Iga päev tapetakse 1000 lapsi, kuna planeedi küllusest 90% on 10% valduses, surrakse 21. siis on järgarv, sajandil nälga ja püütakse rahulikuks jäädes võimalikult valutult oma elukaar, üks sõna, elukaareks me nimetame inimese teekonda sünnist surmani, läbida ja tuleb koolon, sest me loetleme, mis seal selles elukaares siis kristlasel on. Ristimine, leer, laulatus, matused. Selles reas me oleme harjunud eranditult iga sõna enesest mõistetavalt ütlema, me teame, mis see on,
ja kui te neid sõnu nüüd vaatate värske pilguga, siis on päris kummalised sõnad, ütleme otse. Ristimine. Jah, me saame aru, et see on 3 tilka ja siis on lapsuke ristiusku pühitsetud. Aga see on ju seesama sõna, mis Jeesuse ristilöömine, ristimine, aja. Teine sõna leer, leeriskäik, sellele tavaliselt enne siis eelneb pühapäevakool ja seejärel antakse eksam nagu eksam ikka, leeritatakse iga kokkuuduse juures, aga vaadake sõna leer. Iseenesest ju tähendab ka sõjaleer. Selles leeriskäigus küpseks kristlaseks saamise protsessis on vastandumine, dualism, inimkonda lõhestav alge. Sind õpetatakse sellesse leeri, et sa oleksid sarved sõlmes teise leeriga. Mis toimub? Sajandeid. Laulatus, jälle huvitav sõna. Laul, laulma, laulatama. Kust kohast see nüüd siis tuleb? Kokku laulatatud olema. Miks eesti keeles marriage on braak? Miks ta on seotud laulmisega? Kui ma lähen doktorantuuri, saan teada, ise mõtlen välja. Matused on õnneks ainus asi, mis on üheselt selge. Maa sisse kaevatakse, maetakse. Ja tänapäeval on käest ära läinud seegi. Me ju pigem eelistame saada põletatud, laiali puistatud, nii et matuksed on ka käest ära. Nii lihtne lause ja nii palju, aga miks värki? Iga päev seatakse miski kindlana näinu, üks sõna, kindlana näinu kahtluse alla. Koolon, ärge lugege varjutatud piiblit, mis teid sihilikult programmeerib, ei tohi usaldada peaingleid üks sõna, ega galaktilisi naabreidki, sest meid uuritakse ja meiega tehakse loomkatseid, üks sõna, mitte ei kaitsta ega aidata. Just seoses paavst Franciscuse matustega ja paavst Leo valimisega kardinaalidest seast uueks paavstiks tuli jutuks see, et pigem teeb inimestele halba moonutatud pühakirja omandamine. Pigem mitte loota, et keegi meid päästab, kaitseb, juhendab, vaid loota ainult iseendale, sest mine saa neid Metatrone ja Gabriele teha. Huvitav on, jah, igaühel üks sõna on vaba valik lugeda kõikjalt välja, kas hirmutamist või julgustust. See on nüüd üks vähene koht, kus sõnal kas, ees ei ole. Kas hirmutamist või julgustust, ka moonutatud ja varjutatud pühakirjas üks sõna on mõttekriips, nagu Giza, Pariisi ja Vatikani all mõttekriips, peidus tegelik tõde. Kui te tahate teada, mis asi on La Tour Eiffel ehk siis Eiffeli torn, kui te tahate teada, mis on Pariisi all, lugege krimkat, kole hea krimka on. See on Dan Browni Da Vinci kood. Seal on üksipulgi väga täpselt kirjas, mis asi on tegelik Pariis. Vaadates mängimas selles filmis Audrey Tautoud, saate teada seesuguseid asju, mida turistina Pariisis rannakarpe krõbistades ei saa. Nii nagu pühakiri,
üks sõna, on üks osa, on üks kooma, on ka kristluse ühendus meie oma usuga orgaaniline mõttekriips, eriti vikerkaare taguse 3 sõna kokku, vikerkaare taguse preestri Eenok Haameri teenena on Jeesuse keskne. Jeesuse keskne on idee poolest üks sõna, päris nimega me teist sõna liita ei saa, kasutame sidekriipsu. Jeesuse keskne, storytelling, üks sõna. Seoses papa Eenokiga on väga naljakas öelda sõna storytelling, aga see on äge sõna. See on lugude jutustamine, muinasjutu vestmine, storytelling, praegune kõige armastatum, kõige töö- ja lollikindlam õpetamismeetod. Psühholoogid kasutavad storytellingut. Diplomaate õpetatakse storytellingutega. Selle sõna ainus häda on see, et meie jaoks tähendab telling seda konstruid, mille peal kõõludes me ehitame, aga miks ka mitte. Telling inglisekeelse jutustamise asemel töötab sõnana, sest see story, mis annab sulle tunnetuse tellingud, ongi storytelling. Ai jaa, eesti keel on nii tore. Ja ta on elus ja ta areneb ja ta ei kao mitte kuhugi. Niisiis meie maausu üks sõna ning loodusliku aastaringiga üks sõna. Jeesuse energias käsikäes üks sõna, Buddha, Krishna, Muhamedi ja teiste valgustega on helge kogeda peainglite üks sõna. Kui me jätaksime lahku, siis on meie isiklikul peakolul inglid. Need ei ole peale kuuluvad inglid, need on peainglid, archangels. Peainglite kaitset, inglite haldjate härjapõlblaste ligiolekut üks sõna. Inglite haldjate härjapõlblaste ligiolekut on tegelikult eranditult igaüks meist kogenud. Langeb suleke, kell on 11:11. Sa kuuled, et keegi kutsub sind, sa näed silmanurgast kedagi. Sa kardad üksi kodus olla ja keegi koputab aknale ja ütleb sulle, mina olen siin. Minu väikseim laps nimetas neid härjapõlvikuteks, kes tulid seltsiks, et üksinda ei oleks hirmus. Me ei tea täpselt piire, kes on kes inglid, haldjad, härjapõlblased, aga me teame, et kõigi rahvaste muinaslugude illustraatorid joonistavad ühesuguseid, kikkis kõrvade ja sabadega üliheatahtlikke tegelasi. Väiksed trollid on nad Skandinaavias, tötskääbikud on nad Astrid Lindgrenil, nad on olemas. Ligiolekut, hiidude tuge ja üks olemist. Üks olemine on üks sõna. Hiiud on meile tuttavad Swifti Gulliveri reisidest. Hiiud on tuttavad meile üllatus, rahvuseeposest Kalevipoeg. Nende suurusest jutustab Toompea suurus. Sinna alla väidetavalt on maetud vana Kalev ise. Muinasjutte ei ole olemas. Kõik on päriselt. Jumal on alati kodus ja peeglis. Tänan ja õnnistan. Meil on lastega olnud alati kokkulepe, et iga hingetõmme on palve. Iga samm on püha tseremoonia. Ükskõik, kuhu sa lähed, sa valid. Ükskõik, mida sa teed, sa valid. Nii et olgu see õnnistatud ja teadlik kohal. Kohtumiseni.